Tere head inimesed, üle pika aja oleme jälle Villeriga siin VKM-i garaažis ja minu selja taga on üks, ma pean tunnistama, et väga muhedat värvi Nissan, aga mis auto see on ja miks ta siin on ja mulle tegelikult tundub, et me oleme selle autoga varem kohtunud. Ja selle autoga on tegelikult kohtutud varem ka, aga ma mõtlen praegu, millal see võis olla, see võis paar aastat tagasi. No nüüd on õige aeg uuesti rääkida. Just. Et tegelikult on üht-teist muudetud ja siinkohas ma tahakski nagu tegelikult näidata, mis on vahe võidusõidu autol ja sellisel igapäeva hobiautol, millega saab ka võidu sõita. Et tegelikult ei ole olemas sellist autot, mis oleks nii universaalne, et võidaks nii ühte tüüpi võidusõidul, näiteks kiirendusvõistlusel ja võidaks ka ringrajal, aga siin on selline parim kombinatsioon sellest üldse, et millega teha nagu kõike ja väga-väga lahe auto tuli. Räägime ikkagi alguses ära, mis auto see on. Sa tundsid ära, see on Nissan, see on Nissan Skyline ja see on GTR mudel, kus siis algselt on peale RB26, siis tähendab seda 2,6 liitrine turbomootor. Ja siinkohal tahakski mainida, et siin kõige suurem muutus on see, et täna hetkel on siin 3-liitrine mootor vahel ja kuidas see on saavutatud, see on puhtalt saavutatud kolvikäiguga, mitte siis silindri läbimõõdu muutmisega ja võetud siis aluspõhjaks väntvõll koos plokiga üldse RB30 mootorilt, mis on algselt üldse vabalt hingav. Ja selle otsa plokikaanena on pandud siis üldsegi tagaveoline Nissan Skyline GTS pealt 2,5 liitrise mootori plokikaan, millel on siis muutuva asendiga nukkvõlli või sisselaske nukkvõll. Ja see ongi põhjus, miks see plokikaan siia valitud on, et saaks turbo ärkama võimalikult vara ja see teebki selle auto nagu rohkem universaalseks ja saad sõita ka tänaval. Sa saad kasutada suurt võimsust, näiteks kuskil rajal ja ta on niivõrd kuivõrd legaalne ka, et ei saa nagu keegi öelda, et väga-väga illegaalne auto oleks. No aga võtame siis lahti pulkadeks nii-öelda verbaalses mõttes, et mis tas siis sellise tegusa masina teinud on? Paar aastat tagasi oli sellel autol originaalmootor, mis oli lahti käimata. Küll oli suurem turbo ja piustid ja mootori juhtaju on ja Altechi poolt, aga sellel tollel hetkel oli ainult 500 hobujõudu. Ainult 500 hobujõudu on nagu tegelikult väga palju. See on seda nagu oluliselt rohkem kui tänapäeval näiteks WRC autodel või veel mõnel muul, ütleme see võidusõidu autol, aga sellest ei väheks ja nagu ikka see tuuning on selline asi, et inimesed panevad selle lumepalli veerema, aga lumepall on selline huvitav asi, et ta hakkab enda külge koguma ja lõpuks see pall on nii suur, et sa upud selle alla ära, aga selle auto omanik ei ole tegelikult enam 20-aastane. Ta on seda autot tuuninud aastaid, tal on olnud teisi projekte ja ta on näinud kõrvalt, kuidas see lumepall läheb veerema ja siin on väga mõistusega tehtud asja, et see hobiauto peab olema ka igapäev sõidetav, see tähendab seda, et kui sa pühapäeval selle välja ajad, siis ta ei häiri sind, ta pole ebamugavalt lärmakas, ta pole ebamugavalt jäik, tal on piisavalt jõudu ka allotsas, et turbodiisel ei kihutaks voori alt eest ära ja näeks ka nagu hea välja, mida nagu tegelikult julgeb ka teistele näidata ja sellepärast saigi mootoriks valitud just see suurema kubatuuriga mootor, et tal oleks allotsas väänet ja see teeb tal nagu sõitmise palju lõbusamaks. Küll ta ei käi 10 000 pööret, pöördesse nagu tegelikult eeldatakse, et Nissan Skyline käib, kui ta on tuunitud, siis siin on 7500 pööret ja sellest on nagu maa ja ilm, et teha taga nalja. Aga mida selle ehitamise juures silmas on peetud? Tegelikult 500 jõudu ei ole üldse vähe ega ju Skyline ei ole ka tuntud just oma nagu lihtsa oleku poolest. Kas seda tahab nüüd kiirendama hakata või ongi lihtsalt see, et saaks sellist igapäevast sõidurõõmu natukene juurde? No mul on hea meel, et selline kiirendussport on jälle taaskord popp ja kellegi jaoks ei ole enam tähtis see hobujõud, mida sa nagu siin kapoti all näitad, vaid tähtis on see, kui kiire ta on. Tähendab seda, et kui sa läbid 400 meetrit teatud ajaga, siis see ütleb kõigile kõik, kui kiire see auto on, palju on tema lõppkiirus, kui kiiresti ta selle maa läbis. Kui kiiresti sa näiteks auto 24 ringrajal sõidad, see näitab ära reaalselt, kui kiire see auto on. See hobujõud ei ole oluline. Hobujõud on lihtsalt see taustajõud ja siin hetkel on üle 800 hobujõud. Ja see ei ole üldse vähe ja ma ootan juba huviga, et asfalt saaks puhtaks.
saaks autole kindlustuse ja ülevaatuse korralikult tehtud ja minna siis nagu proovima seda autot ka näiteks reaalselt nagu tänava peal. No jõu juurde keeramine on üks teema, on ju, tegelikult tõenäoliselt on siin muudetud ka muud asjad, et see auto ikkagi lõpuks ka seisma saaks ja võib-olla ka muud tehnilises mõttes midagi. No see auto konkreetselt on sellepärast hea, et ta on juba algselt mõeldud kiireks sõiduks, tal on väga head pidurid, tal on väga hea veermik, tal on neliveosüsteem väga intelligentne, mis on muidugi nüüd tänasest hetkest muudetud, et sa saad nupust sisuliselt teda tagaveoliseks muuta või siis 50-50 neliveoliseks ja siin on vedrustusega vaeva nähtud, siin on teised amordid all ja paremad pidurid. Ja üleüldse nagu, et ega siis, kui sa auto võimsamaks teed ja sa kiirust kogud, ega siis tänaval on meil täna hetkel 90 km/h või 110 suvel, aga reaalses elus see auto jääb 3 korda kiiremini seisma kui suvaline meie pereauto täna. Ja kui sa näiteks peaksid ka rajale minema, siis ohutuse mõttes, minu meelest elementaarne, tee ka pidureid ja veermik korda, sellepärast, et üksipäine hobujõud kiiresti sõida. Mis teda nüüd ees ootab? No hetkel on meil väike probleem, ma näitan sulle. Meil on niisugune pisike probleem, mootor sai 3 sentimeetrit kõrgem tänu sellele, et stroker blokk on ju, turbo on oluliselt suurem ja juhtus siuke asi, et need kapott ei lähe kinni. Ja see on nagu täna hetkel suurim probleem, miks me ei saa teda kohe minna testima. Aga see on teelatehniki. Jah, maja relakaid täis. Auk sisse ja tegelikult omanikul oli plaan, et teeme ikka mingi uue kapoti, et jätame selle igaks alles. Tulevikus äkki tahab originaalmootorit tagasi panna. Aga oleks vaja väikest kuubiki teha turbo jaoks ja oleks vaja ka siia ette vähe ruumi tekitada, ja tagant oleks vaja lisaõhuavad teha, sest et iga lisahobujõud toodab lisakuumust ja see kuum õhk oleks vaja siit kapoti alt välja saada. Et ega siin ei olegi muud. Ta on väga vaikne, mõnus, pehme. Keegi ei ootakski, et siin on nii palju jõudu, aga ma arvan, et see suvel... Ma siin juures ikkagi parandaks sind, et kui sa näed voori all sinu kõrval või ees seismas GTR-i, siis sa ikkagi eeldad, et seal midagi on. No vaata, sinu kogenud silm õppinud meie garaažis pikka aega, et tunneb ära selle, aga ütleme, et igaüks ei tunne, sellepärast, et kui sa vaatad, ta on tegelikult suht tagasihoidliku välimusega. Täiesti vana Mazda. Täiesti vana Mazda, aga tahakski mainida, et ega see ei ole ülekleebitud auto, tundub selline matt, nagu oleks ülekleebitud. Tegelikult tegemist on originaalvärvi kattega, aga sellise väikse mattlakiga tehtud, et kui näiteks tekib soov, et taastaks täiesti originaalse välimuse, siis piisab siia laki peale laskmisest ja see auto näeb välja nagu tehasest tuld. No nii, ja ei saa nüüd öelda, et mõneti üllatusena oleme sinu garaažis jõudnud järgmise Nissanini. Jah, millegi pärast Nissanid tulevad siia, jah. Aga ei, käib meil Mitsubishis ja Toyotasid kõike tegelikult, aga Nissaneid on selliste noorte entusiastide seas nagu oluliselt rohkem, neid on rohkem saada, need on oluliselt odavamad ja kuna neil on kõike võimalik tellida, siis sellepärast nadki levinud on. Aga miks me siin auto juures oleme? Siin ma tahtsingi näidata, et sellele GTR-ile nagu võrdluseks, et millised projektid veel on, mitte ainult sellised 40-le lähenevate meeste hobiautod, vaid ka isa-poja projektid, millest millegipärast on kujunenud lõpuks ka ainult isa projekt ja isa plaanib pojale osta järgmist niisugust lahjemat 1.3 Mazda, näiteks 3.3 või midagi taolist. Sellepärast, et projekt on läinud jälle vähe käest ära ja kuna tal on tekkinud mingisugune väärtus, siis seda ei raatsita kohe 16-aastasele poisile anda põllu peal rallimiseks, nii et mis me siin siis teinud oleme? Jah, ma vaatan, et suur nimekiri on akna peal kõik, mida Tõnisele on pandud siia nii-öelda juhendiks tegemise osas. Kollane, must, kollane, punane. Ja, see, et millises järjekorras tuleb juhtuid panna. Aga ilmselgelt on siia lisatud suurel hulgal uusi torusid, mis siis viitab ka, ütleme, turbotamisele. Ja, aga ta tegelikult tegemist, ma räägin nüüd ära, mis auto see on. Olgu. Ja miks see auto mulle endale tegelikult meeldib või miks ta on mulle nii oluline, on sellepärast, et kui mina olin 21-aastane, see oli väga palju aastaid tagasi, siis mul oli täpselt samasugune auto. Ta oli küll sinakat tooni ja tollel hetkel see oli, ma pakun, et
teine selline auto Eestis üldse, Nissan 200 SX, siis S13 mudel ja rohkem neid ei olnud ja igal pool, kui ma käisin selle autoga tankimas, siis Vene härrasmehed tahtsid seda igal pool ära osta mu käest sularahast ja kohe. Ja kuna ma olin ise nii uhke selle auto üle ja kuna rohkem neid ei olnud tollel hetkel, siis ma loomulikult ei tahtnud teda müüa. Ma tuunisin ja sõitsin temaga mõnda aega. Ja kui ma ta maha müüsin, siis ma tegelikult tükk aega kahetsesin, sest et ta oli jätnud mulle sellise kustumatu mulje ja ennem seda ma olin sõitnud Nissan Primera ja Ford Escortiga, siis tegelikult oli väga lahe. Vahe oli tuntav. Väga suur vahe, jah. Ja selle auto puhul tuli selline, mis on see flashback või? Et jälle oleme ajas tagasi ja kuna selle auto omanik on mees, mitte enam kõige noorem, et tal on raha, tal on aega ja ta tahab sellest teha midagi head ja korralikku, siis ta tegelikult on õiges kohas. Ja mis me siin teinud oleme proovinud hoida selle võimalikult originaalina, kuna turbo on sisuliselt originaal, veidikene suurendatud tiivikuga, et ta toodaks 350 hobujõudu. Sellega kaasneb, et sa pead mõned õhutorud ära vahetama, interkuuleri suurema panema, aga muus osas oleme proovinud hoida seda originaaljoont, et kui sa vaatad kapoti alla, täna ta on kõik siin pooleli ja siin on veel tööd kõvasti teha ja taastada, aga kui sa muus osas vaatad, siis kõik on hästi ilus, puhas ja originaalne. Ja kui me tollel hetkel, kui see auto toodi Saksast, tal oli saale probleemid, kepsusaale oli kulunud või raam, ma ei mäletagi täpselt, siis otsustasime, et teeme selle mootori korralikult korda, et temaga saaks ka nagu pikemalt sõita ja pluss veel rohkemat võimsust nagu sisse pumbata. Ja kui sa vaatad nagu igat pisikest poldikest, detailikest, siis kõik need on poleeritud, siingitud, galvaniseeritud, siia on palju tunde sisse läinud, aga selle kõik on teinud selle auto enda omanik. Tähendab seda, et ta võtab seda projekti väga tõsiselt. Ta küll ostis, nagu ma rääkisin sulle varem, et ostis selle pojale. Täna hetkel poeg näeb und sellest autost, ma arvan ainult. Aga mis teha? Kasvab vääriliseks. Jah, kasvab selle auto vääriliseks, jah. Kasvatatakse. Ja meie asi on nüüd see auto siis korralikult käima panna, et temaga oleks siis tore pühapäeval näiteks koos pojaga, siis poja paned siin taha istunud peale ja teed talle väikse tiiru. Mis me veel siia paneme? Altechi juhtaju loomulikult. Ja teeme talle siis nupust lülitatava võimsuse nagu lisamise, et ta reaalselt sõidab siis nagu originaalvõimsusega ja kui tahad, siis 100 hobujõudu tuleb nupust juurde. Ahah, see on siis nii-öelda isa ja poja lüliti. No isa ja poja lüliti ja kui poeg tahab teada, kus see lüliti asub, siis ma võin talle saladuskatte alla öelda. Ja nüüd siis lõpetame kolmanda Nissani juures, mis on siis selline natukene Tallinna maiguline projekt, mis on küll iga natukese aja tagant jälle valmis ja kui ma jälle ukse paotan, siis on see jälle tükkideks kistud, et mis selle sinu Nissaniga nüüd siis lahti on? Täpsustuseks tahaks öelda, et ta ei ole kunagi katki läinud, aga ta võetakse pulkadeks sellepärast, et mu isiklik lumepall veereb täpselt samamoodi nagu kõigil teistel, et mul on ise samamoodi, vaatad suu ammuli peas, mida me siin kõike teeme, osalen nendes projektides, seadistame Dünos ja ega siis kõrvalt vaata ei ole lihtne olla. Ja tahaks ise samamoodi ja ma tahaks väga selle Nissan GT-R-iga võidu teha, eks ju, raja peal tahaks vahest, ütleme, töölt koju sõita nii, et stress kaob iseenesest või töömured, eks ju. Ja sellepärast ma otsustasin juba sügisel, et see 500 või 600 hobujõudu, mis mul siin oli, et sellest jääb väheks. Seda me kunagi vist isegi rääkisime, sellest jääb kindlasti väheks, sest see on fakt. Lihtsalt sellest ei saa üle ega ümber. Ja ma juba hakkasin varuosi tellima siia. Mul oli vaja kolvid, kepsud, mul oli kaanetihend, mõned poldid. Mul oli vaja teha seal klapivedrud ja et saaks pöördeid tõsta, sest 6500 pööret selgelt vähe, eks ju, et sõita kiiresti. Ja mul tegelikult tollel hetkel oli plaanis ka, et paneks siia suuremad turbod. Aga õnneks tuli mõistus koju tagasi ja turbod jäid samad. Küll sai mootori sisu ära vahetatud puhtalt sellepärast, et see võimaldaks sellist võimsust, eks ju, või võimsuse tõstmist. Ja selle 600 hobujõu asemel saab nüüd olema umbes 800. Sest 800 on see magic number, kus tegelikult kõik imed hakkavad juhtuma. Et see tõesti on lahe, et kui sul auto kaalub niisugune 1400-1500 kilogrammi, siis 800 hobujõud on see, kus
auto käib sinust üle, mitte vastupidi ja see on alati tore, sest et gaasipedaaliga võimsust vähendada saab alati. Aga kui sul ikka teda ei ole, gaas on põhjas ja teda ei ole, no see viib ikka tuju ära küll. Ahah, nii et aga nüüd on ikkagi oht, et see nüüd saab jälle nagu kokku pandud ja? Jaa, no tegelikult miks me siin olemegi, ongi see, et täna hetkel, nagu sa sattusid õigel ajal siia tulema, saigi mootor siia vahele, et käigukasti mootor on külles, mis siin on vaja teha, mõned juhtmed on vaja siin ilusamaks teha korda, kapotialune sai ilusti ära värvitud, sai seal kuumateibiga kaetud, et salongi ei tuleks nii palju kuuma sisse. Loomulikult mul on uued istmed pandud, sellepärast et korviistmed olid küll toredad rajal sõita, aga iga päev tänaval oli tegelikult natuke ebamugav ja kuna ta on ikkagi tänavaauto, siis võiks olla mugavad istmed ja võiks olla muusika ja võiks olla vaiksem. Noh, ma natukene olen seda suunda muutnud selle, ütleme, talve jooksul, aga nüüd ei olegi. Nüüd paneme tuled esiotsa kõik asjad külge. Nagu näe, siin need juba paistavad siin uued kütusetorud, sest et mida suurem on võimsus, seda rohkem on vaja kütust ja siis lähme sinuga koos, proovime selle ära, kuidas see auto reaalselt nagu rajal sõidab, kuidas ta pidurdab, kuidas ta südame pahaks ajab siin ühel mehel ja siis vaatame, kas see oli seda väärt kõike või ei olnud. Jah, no mina olen hea indikaator, millega seda rahulolu mõõta. Just. Kui süda läheb pahaks, siis me oleme õigel teel. Selge pilt. Aga et nüüd selle kollase auto juures mitte saate lõppu teha, siis ma küsin nüüd ikkagi selle 4. Nissani kohta ka, millega on uus kiirendushooaeg algamas, et mis sellega vahepeal juhtunud on ja mis see aasta plaan on? No need, kes meie tegemisi jälgivad, need on juba ammu aru saanud, et midagi suurt hakkab juhtuma. Ja kuna ma olen ise sõitnud selle konkreetse autoga ja vana autoga päris pikalt automaatkäigukastiga, kus on hüdraturbiin ja starditakse näpuga nupu alt ja on ainult 3 käiku ja palju ei pea tegema, siis täna hetkel me läheme Lenko käigukasti peale, kus on 4 käiku, need on manuaalselt, need küll need hakkavad õhklülitusega olema ja ilmselt ka rooli pealt nupuga. Aga kõige suurem muutus on minu jaoks see, et meil on sidur ja ma pean vasaku jalaga hakkama midagi tegema ja see startimine saab olema väga põnev, sest nagu ma ütlesin, ma ei ole ju 10, 12, 13 aastat pole manuaaliga kiirendussporti või kiirendust sõitnud, siis ma arvan, et see isegi sul oleks põnev vaatama tulla, nii et Siuke õppimise aasta, vihjad sellele? Ei, absoluutselt mitte, sest ma olen veel noor mees, ma õpin kiiresti. Meil on vaja tegelikult ühte testipäeva ja järgmine päev on juba võistluse võitmine, nii et ei ole siin midagi aega. No, okei, suured turbad olid ka, mul tuli praegu meelde. Uued turbad meil, no need ei ole, need on ennemgi uusi tulnud, aga nüüd ma olen suht lootusrikas ja need näevad väga head välja. Tõstame mootori võimsust, seda ma pean ära mainima. Ega siin muud ei olegi. Järgmises saates näitab täpsemalt. Nii teemegi. Selliste suurte sõnadega lõpetame ja kohtume juba järgmine kord. Nägemist!